ilus ilm, vesi ja supilaud. Kõlab nagu romantika ning eestlastele meeldib see spordiala üha enam. Eks see on ikkagi eestlaste seas väga armastatud, ju suvel on ilmad on ilusad. Eestimaa on ise ka suvel ilus, et meid on ju merepiiri on palju järvesi, et inimesed käivad väga palju supitamas igal pool. Inimesed ostavad endale supid ja selles mõttes mina nii palju, kui ma olen Eesti peal ringi käinud, siis igal pool inimesed ikkagi naudivad seda. Selleks aga, et supitamist nautida, peab ikka erinevaid reegleid jälgima, sest päästjatel tuleb nii mõnigi veelemine ja sealt jälle tagasi kaldale aidata. Osadel võib ära kaduda see nagu taju, et kus nad järsku vaatavad, et nad on päris kaugel sellest boiliinist ja siis ongi, et meie peame neid aitama minema. Sel aastal on Päästeametil tulnud välja sõita supilauaga seotud sündmustele vähemalt 3 korral. Siis on olnud ohus just lapsed. Eelmisel aastal oli sarnaseid teateid 7. No eks see sõltub hästi palju inimese tasemest ka, et tavaliselt lapsed, noored siis satuvad rohkem hätta, sest neil esiteks pole jõudu ja võib-olla seda taju, et nad hakkavad siis näiteks maatulega ära minema. Kui kiiresti võib end siis vees lasta triivida, muidugi tahan ka mina selle ära proovida. Mina ise ei ole kunagi supplaua peal üleüldse olnud ei vees ega maa peal ja enne kui mina selle laua peal üldse julgen minna, ongi minul proff kõrval, kes tegelikult ikkagi näpu näitab kaasa, annab, mida ma pean tegema, mida ma pean jälgima ja kuidas see asi üldse käib, nii et tehke siis algus, mis ma siis tegema pean. No kõigepealt, kui merele minna lainetega, siis on meil siin siuke asi nimega leash. Ta on siin supilaua peal, siuke ühendatud tugev nöör, mille saab siis panna jala ümber. Et kui peaksite supi pealt maa kukkuma, siis suppi lähe lainetega randa või siis teist eemale, et teil on kogu aeg supp on teie lähedal. Kui supi peal seista, siis 2 jalga panna selle väikse kinnituskoha nii-öelda vahele, et siin on kõige stabiilsem olla. Supp ei kaldu liiga ette ega liiga taha. Ma isiklikult arvan, et ma jään täna siia istumise juurde, ma ei julgegi vist püsti ennast upitada, kes me vaatame kaugele ma siis jõuan. Ei teagi, kas meri on minu vastu armutu või olen ma ise lihtsalt piisavalt saamatu. Mida aga jälgida, et supilauaga veeleminek oleks ohutu? Kui vee peale minna, siis kindlasti merele minnes ei tasu minna maatuulega, sest see võib teid ükselt lihtsalt viia merele. Ise te sellest aru ei saa. Ja siis kindlasti tasub ka panna päästevest selga, nagu ikka. Ja ideaalis, kui lähed esimest korda, siis kuskilt mingi väike giid endal leida või siis instruktor, et väike suke õppe kätte saada. Jälgida seda, et nendest poideliinist liiga kaugele ei läheks, et jälgida ikkagi seda piiri, kuna merest sa päris ei näe, nagu, kui kaugel sa oled. Et mingi kindel piir endale võtta ja siis seda jälgida. Pirita surfiklubis on küll meri ukse ees, enamasti minnakse kindluse mõttes siiski supimatkale Pirita jõele. Seal on vesi rahulikum, kallas lähemal ning ka vaade on vaheldusrikkam. Mina aga annan enda võitluse lainete vastu alla. Ühesõnaga, ma olin püsti seismist proovides rohkem vees kui püsti selle laua peal ja ma pean tõdema, et hingetuks võtab küll, kui tuul puhub ja sa pead vastu seda lainet ikkagi ennast lükkama, nii et selles mõttes, et kui tuulega triivid sinna kuskile kaugele ära ja pärast pead ise mandrile tagasi saama, siis tegelikult võib see olla ikkagi päris raske, nii et tuleb olla päris ettevaatlik, et kuidas ja mis tuulega ikkagi vee peale minna.